No tšau! Täna räägime, mis asi on koduvahetuslaen, mis see täpsemalt tähendab, millal seda kasutada ja miks praegu võib üldse viimane aeg olla, millal koduvahetuslaenu antakse. Suures pildis on 4 skeemi, kuidas uus kodu osta. Esimene variant on see, kui sul on kas raha kohe olemas või laen kohe olemas, et uus kodu välja osta. Super, do it! No enamasti see tähendab ikkagi esimese kodu ostu või siis kellelgi on lihtsalt väga palju raha üle. No vahest antakse ka, kui sul on üks kodulaen all, antakse teine. Kuigi öeldakse, et eluasemelaenu sul 2 tükki ei tohiks olla, sul ei saa 2 eluaset ju olla. Aga näed, kõik on võimalik. Teine skeem. Müüa praegune kodu, et saada sealt siis kas raha või piisav sissemakse, et seejärel uus kodu osta. No, võib juhtuda, et müüd enda praeguse kodu, saad sealt piisavalt suure summa, et ei peagi panka kasutama. Või siis müüd enda praeguse kodu maha, maksad pangale vanalaenu tagasi ja ülejäänu on siis piisav omafinantseering uue kodu ostmiseks. No, kui vana kodu on müüdud, siis ilmselt leppisid ka mingi aja väljakolimiseks. Ja tavapraktika lepitakse selline 1 kuu kolimiseks. Siis suure tõenäosusega sul tuleb leida kas vahepealne elamispind, nii kaua kuni sa uut otsid, või siis selle lepitud väljakolimisperioodiga teha asi kiiresti ära, leida endale uus, leppida seal, kolida kähku sisse. 3. variant oleks proovida müüa ja osta samaaegselt. No kui sul huvilised müügipoole peal juba käivad, siis käia vaadata ka endale juba uusi variante. No kõigi osapooltega ilmselt natukene keerulisem leppida, aga kindlasti tehtav. Kuskil ilmselt mingi bronn peab sisse tulema, sellepärast et sinu ostusumma peab kuskilt enne tulema, aga maakleriga on see kindlasti tehtav. Ja 4. variant on osta enne laenuga uus kodu välja ja siis tegeleda praeguse kodumüügiga. Ja see ongi koduvahetuslaenu mõte. No ilmselt pangad töötasidki sellise toote välja just selle tehingu lihtsustamiseks ja et ka ise rohkem teenida. Põhimõtteliselt koduvahetuslaen tähendabki seda, et pank annab laenu välja, et uus kodu osta, tingimusel, et vana kodu saab müüdud ja vana laen siis saab kinni pandud. Nii kaua maksad 2 laenu ja enamasti pannakse tingimuseks, et 6 kuu jooksul saab vana kodu müüdud. Koduvahetuslaenu kasutatakse, kui sul on endal likviidne vara ja sa tead, et seal müügiga probleemi ei tule. Võib-olla tahadki mingi konkreetse uue koha endale kindlustada, sa saad selle välja osta, mugavalt sissekolimisega tegeleda, sisustamisega tegeleda ja siis rahulikult reguleerida enda kodumüüki. Muidugi kaasnevad koduvahetuslaenuga ka suuremad kulud. Suurem lepingutasu pangas, suuremad notaritasud, suuremad kulud hüpoteekide seadmisel, kustutamisel. Sest tehinguväärtus on ju 2 korteri oma, kui esimest korda notarisse lähed. Ilmselt tuleb seal ka vana kodu hüpoteeke veel muuta. Teist korda lähed, siis vana kodu hüpoteegid kustutatakse. Samuti see periood, kui vana kodu saab müüdud, on sul üleval 2 laenu. Teed 2 laenumakseid. Küll enamjaolt koduvahetuslaenu puhul pank annab siis esimese laenu maksepuhkust. Teist laenu maksad siis täies osas, nii põhiosa kui intressi, aga esimese laenu puhul maksepuhkus ehk siis maksad ainult intressi. Aga intress ju tegelikult ongi sinu jaoks kulu. Ja riskidega tuleb ka muidugi arvestada. Senine kodu tuleks 6 kuu jooksul ikka ära müüa. Ma ei ole küll kuulnud, et kellelgi kodu ära võetakse või eriti kui sa pangale intressi maksad, aga lepingutingimuste muudatus tuleb küll, kui perioodi ületad. See on jälle kulu. Ja kõrgema intressiga nad võivad ka sellisel juhul hakata ähvardama. Aga miks ma siis ütlen, et tagumine aeg koduvahetuslaenu saada? Viimasel ajal on mu enda klientidel, kolleegide klientidel väga palju koduvahetuslaenu taotlusi tagasi lükatud. Kui pangast küsida, siis öeldakse, et jah, selline teenus on endiselt olemas, aga täna sa pead väga puhas poiss olema, et sulle koduvahetuslaenu antakse. Suurematel pankadel on Eesti turule mõeldud laenuportfelid täis. Muidugi nad hakkavad siis valima, mis nad sinna juurde võtavad. Koduvahetuslaen lisab ju nende jaoks ainult riski. Pane siia juurde fakt, et Eesti Pank
prognoosib tulevaks aastaks madalamat majanduskasvu, kui oli seni, siis ilmselt koduvahetuslaenu taotlemine läheb tulevikus aina raskemaks. Mis tahes skeem te ise näete või maakleriga koos arutate, et teile just mõistlik on, siis praegu on igati lõbus aeg, et kõik enda tehingud rahulikult ära teha. On see siis laenuga või ilma. Tänan vaatamast, kuni järgmise korrani. Tšau!